Vladimir Putin uskus, et ta saadab haiglast sõnumit, pommitades kirikuid suurreedel. Kuid Ukraina andis talle just kõige karmima kättemaksu. Võimsa ja pretsedenditu vastulöögina lasid Ukraina väed valla ajaloolise pikamaa droonide parve, mis lõid Venemaa õhutõrje täiesti rivist välja ja hävitasid Kremlile kõige olulisema Musta mere sadama. Vene sõjamasin on ametlikult verest tühjaks jooksmas. See rünnak oli nii ulatuslik, et Vladimir Putin palub nüüd lääneriikidel takistada Ukrainal tema naftasadamaid ründamast. Jõuvahekorrad on nüüd ametlikult pöördunud. Ja meie lugu algab veast, mille Vladimir Putin tegi. Selle kuu alguses ründas Putin Harkivit Vene droonidega. Rünnak kestis üle 24 tunni ja me registreerisime 21 lööki, mis linnale tehti. Venelased sihtisid kriitilist taristut, hotelle, poode, kortermaju ja isegi kirikut. Siis läks Putin veelgi kaugemale. Vaid 2 päeva pärast Harkivi rünnakut ründas Venemaa uuesti. Oli suur reede ja Venemaa ründas veel 2 õigeusu kirikut, kus tähistati suurreedet. Üks neist hävitati osaliselt, nagu näete oma ekraanil olevatel piltidelt, ja teine sai kahjustada. On oluline märkida, et need ei ole uued hooned. Üks kirik ehitati 20. sajandi alguses ja teine 19. sajandi lõpus. See tähendab, et need kirikud elasid üle Esimese maailmasõja, Teise maailmasõja, natside okupatsiooni, kuid nüüd üritab Venemaa neid hävitada. Õnneks oli sel korral Ukrainal tegelikult vastus olemas. Ja see oli vastus, mida Putin ei oodanud. Alles eile õhtul alustas Ukraina massiivset droonirünnakut okupeeritud Krimmi ja Lõuna-Venemaa suunas. See on Venemaa sõjamajanduse jaoks ülioluline piirkond. Näete, otse Musta mere ääres kasutab Venemaa üht sadamatest, et eksportida suures koguses oma sanktsioonide all olevat naftat. Ja just seda Ukraina sihtis. Vaadake seda sadamat pärast rünnakut. See näeb välja nagu otse filmist võetud. See oli Venemaa peamine Musta mere sadam nimega Novorossijsk. See sai sõja seni ühe kõige intensiivsema rünnaku osaliseks. Vene õhutõrje ebaõnnestus nii rängalt, et isegi sõda toetavad venelased juhivad nüüd sellele läbikukkumisele tähelepanu. Sellest räägime kohe lähemalt. Ja lisaks sellele saab Venemaa aru, et nad ei suuda enam Ukraina droonidega sammu pidada. See ei ole enam 2022 aasta. Ukraina drooni innovatsioonid on Venemaa võimekustest kaugelt ette jõudnud ja Putin maksab selle eest ränka hinda. Näite, 6-7 naftaterminali laadimisplatvormist said kahjustada. Need on platvormid, mida venelased kasutasid tankerite laadimiseks ja mahalaadimiseks. See oli sisuliselt kriitiline taristu. Lisaks tabas rünnaka torujuhtmeid, juhtimisseadmeid ja nafta seirejaamu. Sadama territooriumil on kogu aeg suur tulekahju põlenud. See tähendab, et me ei saa kahju täielikust ulatusest teada enne, kui tuli on kustutatud. Siin on täpne ülevaade, miks see rünnak oli nii suur asi. Näete, Venemaal on 3 peamist kohta, kust naftat ja naftatooteid läände eksporditakse. 2 neist, Primorsk ja Ust-Luga, asuvad Läänemeres, ehk siis Venemaa põhjaosas Peterburi lähedal. Ja viimane neist on Novorossijskis, mis asub Venemaa lõunaosas Musta mere sadamas. Need 3 kohta haldavad umbes 60% kogu Venemaa nafta ekspordist. Ja viimase 2 nädala jooksul on Ukraina edukalt tabanud kõiki neid 3. Miski pole Venemaa majanduse jaoks strateegilisem kui need sadamad ja see tähendab, et neid kaitstakse väga tugevalt. Kuid hoolimata sellest on Ukraina väed viimase 2 nädala jooksul vähemalt 7 korda Vene kaitseliinidest läbi murdnud. See tähendab rünnakut ülepäeviti. Vene majandus ei suuda sellise kriitilise taristu pommitamisega lihtsalt toimida. Ja isegi kui ma ütlen kriitiline taristu, siis tundub, et see alahindab nende sadamate tähtsust. Ja põhjus, miks see juhtub, on see, et Ukraina võime sooritada kaugmaa rünnakuid on nüüd parem kui Venemaa õhutõrje. Ja lisaks sellele areneb ja kohaneb Ukraina kiiremini, kui Venemaa suudab areneda ja kohaneda. Nüüd on oluline täpsustada, et sadamad ei ole täielikult hävitatud. Kuid ekspertide hinnangute kohaselt internetis võtab osa viimase 2 nädala jooksul tekkinud kahju parandamine vähemalt aasta aega. Ja satelliidipiltide põhjal saame umbkaudu arvutada, et umbes 10% kogu sadama mahust on kuudeks rivist väljas ning veel 20-30% on vähemalt nädalateks rivist väljas. See kõik sõltub sellest, kui kiiresti Venemaa suudab parandada. Aga siin peame ka meeles pidama, et samal ajal kui Venemaa parandab seda kõike, võivad ukrainlased saata uusi droone ja sadamat uuesti rünnata. Nii et kogu see arvutus, mida me teeme, põhineb praegustel rünnakutel. See ei arvesta tulevasi rünnakuid, mida Ukraina võib korraldada. Ja lisaks kõigele sellele on Ukraina samal 2 nädalal rünnanud ka 3 suurt Venemaa naftatöötlemistehast.
kõik see lööb põhimõtteliselt Venemaa naftatootmise ja ekspordi tasakaalust välja, tekitades süsteemis nõrkust. See tähendab, et kui Venemaa ei saa naftat rafineerida, ei saa nad seda eksportida. Kui Venemaa ei saa naftat eksportida, saavad neil sisuliselt laoruumid otsa, eks? Mida see kõik tähendab? Mingil hetkel jõuab see süsteem sinnamaani, kus Ukraina on põhjustanud nii palju kahju, et Venemaa peab oma naftaväljad sulgema, mis tähendab, et kõik on kas kahjustatud või täis. Laod on täis, rafineerimistehased on täis või ei tööta. Ja see tähendab, Venemaa lihtsalt ei saa süsteemi rohkem naftat vastu võtta. Nii et nad peavad sulgema naftaväljad või naftakaevud, mis pidevalt naftat välja pumpavad. Ja kui sa tehniliselt võttes naftakaevu sulged, on seda väga raske uuesti avada. Olgu, ma olen aus, ma ei ole mingil moel naftaekspert, nii et ma ei tea kõiki detaile, aga lihtsalt ekspertide hinnanguid internetis lugedes tundub, et Venemaa tõesti ei taha naftakaevusid sulgeda. Ja kui Venemaa õhutõrje lihtsalt jätkab ebaõnnestumist, peavad nad seda mingil hetkel tulevikus tegema. Nüüd tahan ma teiega jagada üht huvitavat avaldust, mille president Zelenski just tegi, tuues kogu maailma ees välja Venemaa silmakirjalikkuse. Enne kui me sellega jätkame, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool meeldib ja tellimisnuppe. See aitab meid tõesti tohutult algoritmis, eriti nüüd, kui kanal on viimastel nädalatel veidi kannatanud. Nüüd liigume selle avalduse juurde. Probleem venelastega on selles, et neile meeldib kompromissidest rääkida, aga nad ei taha neid kunagi teha. Nad räägivad ainult ultimaatumite keeles. Nad tahavad, et me taanduksime oma territooriumilt, mis on meie kontrolli all. Kuid selle nõudmise põhjus peitub nende tohututes kaotustes. Nad arvavad, et kui me taandume, siis nemad ei kaota 100 000 inimesi. Kuigi see on tõsi, ei saa me lihtsalt taanduda. See tooks meile kaasa suure riski. Venemaa saab Ukrainas tugevamad positsioonid ja hakkab valmistuma edasiseks okupeerimiseks. Venelased on valetajad ja nad mängivad president Trumpiga poliitilisi mänge. Olen 100% veendunud, et venelased tahavad meid täielikult okupeerida. Seetõttu peame neid peatama, saavutama relvarahu, looma tugevad julgeolekugarantiid ja seejärel viima kõik diplomaatia tasandile. Just sellepärast on Ukraina rünnakud nii olulised. Isegi kui Putin ei taha läbi rääkida, võib ta olla sunnitud seda tegema, kui tal pole võimalust oma sõda rahastada. Kui Venemaa ei saa kõrgetest naftahindadest kasu, siis pole ühtegi teist stsenaariumi, kus Venemaa suudaks sanktsioonide all ellu jääda. Ja tead mis veel, hoolimata sellest, et naftahinnad on Iraani sõja tõttu tõusnud, ei saa Venemaa sellest tegelikult eriti kasu. Seda ei ütle mina, seda ütleb tegelikult Vene meedia. Kuula ise. See on Vene ajalehtedes kirjutatud sellest, et Putini eelarve pole tegelikult paranenud. Kuigi nafta hind on nüüd üle $100 barreli kohta. Iraani sõjast tingitud kõrged naftahinnad pole Venemaa majandust seni veel ergutanud. Tänase Kommersanti andmetel. Pealkiri petrodollarid teel. Eelarve pole veel Lähis-Ida sõjast kasu tundnud. 2026 aasta märtsis olid föderaaleelarve nafta- ja gaasitulud 43% väiksemad kui eelmisel aastal samal perioodil, selgub Rahandusministeeriumi avaldatud andmetest. Põhjuseks, miks hoolimata kõrgetest naftahindadest maksude kogumine ebaõnnestus, on see, et märtsis maksid ettevõtted makse veebruari hinnangulise euro nafta hinna järgi, mis oli $44,6 barreli kohta. Märtsi $77 barreli kohta mõjutab tulusid aprillis. Senikaua on eelarve jätkuvalt raskes olukorras. Märtsis kulutati veel 60 miljardit rubla Venemaa rahvuslikust heaolufondist puudujäägi katteks. Kui lisatulu laekub, peaks olukord paranema. Huvitav on see, et Moskovski Kamsimorits mainib Ukraina droonirünnakuid Venemaa naftaekspordi sõlmpunktidele Ust-Lugas ja Primorskis ning naftatöötlemistehastele ning tunnistab negatiivset mõju naftaekspordi tuludele. Üldiselt võib öelda, et rünnakud naftatöötlemistehaste vastu ei jäänud jäljetuks. Külvihooaja eel pidi valitsus tegelikult peatama bensiini ekspordi kuni 1. juulini. On selge, et eufooria täiendavate tulude üle, mis tulenevad nafta hinnatõusust, on täiesti põhjendamatu. Sündmused nõuavad palju tagasihoidlikumaid hinnanguid. Ja tead mis? Kuna Venemaal toimuvad peaaegu iga päev rünnakud, näeme nüüd isegi sõda pooldavaid inimesi, põhimõtteliselt endisi sõdureid, kes varem sõda toetasid, tunnistamas avalikult, et Venemaa on sisuliselt kaitseta. See tähendab, et Venemaa õhutõrje on nii kehvaks muutunud, et suur osa riigist, isegi oluline infrastruktuur nagu need sadamad, millest video alguses rääkisime, ei ole lihtsalt hästi kaitstud. See on reaalsus. Venemaal hakkab õhutõrjest puudust tulema. Neil hakkavad raketid otsa saama ja neil hakkab otsa saama kõik, mis suudaks droone ja rakette peatada. Kuulake nüüd, see on endine Vene kolonel. Mida peame meeles pidama?
Tagalat enam ei ole. Praktiliselt kogu riigi ulatuses. Ja seetõttu tuleb kõigi juhtimispunktide ja infrastruktuurirajatiste asukoha ning üldiselt riigi õhutõrjesüsteemi ja materjalide hajutamise suhtes kehtestada nüüd täiesti teistsugused nõuded. Nüüd, tänapäevaste õhurünnaku vahenditega nii õhust kui ka merelt on sihikule võetud praktiliselt kogu riigi territooriumit. See ei ole samuti üksikjuhtum. Siin on veel üks Vene sõjablogija, kes vastab oma publiku ausale küsimusele. Vastus küsimusele, miks meil on nii palju droone puudu, on see, et meil on väga tõsine õhutõrjerakettide puudus, eriti Pantsiri üksustes. Sageli seisavad sõidukid ilma laskemoonata. Ausalt rääkimises ei ole midagi häbiväärset. Tegelikult on häbiväärne see probleem lahendamata jätta. Just sellised vastused ongi põhjus, miks Putin üritab Venemaa interneti ja Telegrami sulgeda. Ta ei taha, et inimesed teaksid täpselt, mis toimub ja miks nad kannatavad tema alustatud sõja tõttu. Tegelikult represseerib Putin nii karmilt, et Venemaast on saamas düstoopiline ühiskond. Me näeme videosid, kus venelasi peatatakse liikluspostis ja politseinik palub neil sisuliselt oma telefonid avada, et kontrollida, kas neil on VPN-id või keelatud sisu telefonis. Kas see pole mitte hullumeelne? See on midagi, mida ei juhtunud isegi aasta või 2 tagasi. Aga nüüd on sõda kestnud nii kohutavalt kaua ja läinud nii kohutavalt valesti, et see juhtubki. Ja seda ei ütle ainult mina. Vaadake ise seda klippi. Vaadake ise. Tere päevast! Politsei, kas me võime teie dokumente näha? Näidake oma juhiluba. Siin see on. Me peame teie telefoni kontrollima keelatud sisu ja paigaldatud VPN-i suhtes. See on teie telefon. Kontrollime seda keelatud sisu ja VPN-i suhtes. Valige oma telefonil tärn, trell 06 trell. Me kontrollime telefoni immeid. Mis? Telefoni immei. Korda veel kord. Tärn, trell, 06 miks. Telefoni immei, et seda andmebaasidega võrrelda. Noh, siin see on. Kontrolli seda. Mis jama sa räägid? See ei ole jama. Ma salvestan selle kõik üles. Noh, olgu, salvestagi. Politseinikud paluvad mul oma telefonis midagi kontrollida. Ja mida täpselt kontrollitakse? Immeid. Vaata, kui sinu mobiilseade on kadunud või varastatud, tuled sa politseijaoskonda. Sa kirjutad avalduse ja märgid sinna IMEI numbri, mis on siin esimene. Vastavalt sellele lisatakse see andmebaasidesse. Ja kui kontroll tehakse, siis me lihtsalt kontrollime andmeid. Ausalt öeldes on see mõnevõrra kahtlane mure. Kas ma seletasin sulle, kuidas see töötab? Kuidas see töötab? Ma ei ole siiski kohustatud. Olgem ausad, sa võid seda niimoodi uurida. Ma saan selle avada ja sa saad vaadata. Tegelikult sa oled kohustatud. Ära mängi siin tarka. Kas see aru? Ma olen kohustatud, ma ei ole tark mees, sain aru. Ma arvan, et selliseks muutubki riik, kui õhutõrje saab otsa. Ja kõige hullem on see, et isegi need õhutõrjesüsteemid, mis Venemaal olemas on, ei tööta korralikult. Eile õhtul Ukraina rünnaku ajal tabas Vene õhutõrjerakett kogemata elumaja, mitte Ukraina drooni. Ja meil on see kaamerasse jäädvustatud. Vaata järgi. Tüdrukud, blядь! Blät, ma vannon teile, see on pirses. Mis kurat see on? Seal. Nüüd, kui Putin teab, et ta ei suuda Ukraina droone peatada, kutsub Venemaa nüüd lääneriike üles veenma Ukrainat lõpetama kõigi nende oluliste naftataristute ründamise. Kes oleks seda arvanud? Putin alustab 3-päevast sõjalist erioperatsiooni ja 4 aastat hiljem palub ta läänelt abi. Põhjuseks võib olla see, et Ukraina lihtsalt hävitab Venemaad kaugmaa droonirünnakutega. Vaatame suuremat pilti. Nagu näete, esimest korda 4 aasta jooksul lasi Ukraina tegelikult rohkem kaugmaa droone Venemaa territooriumile kui Venemaa Ukrainasse. See juhtus märtsis. Vaadake lihtsalt graafikut oma ekraanil. See Ukraina droonide arvu kasv on kiirem kui kõik, mida Venemaa on kunagi saavutanud. Peaaegu kõik need droonid toodetakse kohapeal Ukrainas Ukraina ettevõtete poolt. See on Ukraina valitsuse jaoks tohutu eelis, sest nii ei pea Ukraina teistelt riikidelt luba küsima, et otsustada, mida nad võivad rünnata ja mida mitte. Nad saavad lihtsalt ise otsuse teha, drooni välja lasta ja valida sihtmärgiks selle, mis avaldab Venemaale kõige rohkem survet. Sellepärast nägimegi märtsis, kuidas Ukraina hakkas ründama sadamaid Peterburis, Läänemere ääres ja isegi Musta mere ääres.
tegelikult, kui vaatame kõiki andmeid, mida Venemaa ise avaldab, näeme, et kaugrünnakud kasvasid märtsis oluliselt. Ja seda näitavad Vene enda andmed. Kujutage ette, Venemaal ei ole mingit põhjust panna Ukraina heas valgusesse. Tegelikult on neil vastupidine huvi. Nii et kui Vene andmed seda näitavad, kujutage ette, milline on tegelik tõde. Just sellepärast räägivad venelased nüüd avalikult selle sõja tegelikest kaotustest. Nad saavad aru, et asjad ei lähe plaanipäraselt. Ja seda oligi oodata. Ükski riik, ja ma mõtlen tõesti mitte ükski riik, ei saa pikaajalise sõja järel võitjana välja tulla. Oma olemuselt on pikaajaline sõda midagi, mida riik ei olnud planeerinud. Ja see tähendab, et venelased tunnevad nüüd valu sõja pärast, mille alustas Putin, ja nad räägivad sellest nüüd avalikult. Kuulake. ma rõhutan seda ise. Lubage mul selgitada selle sõja tegelikke kaotusi. Kaletška juures esitati üks aruanne. Kui palju inimesi mobiliseeriti eelmisel aastal? Sel aastal, üle 400 000. Olukord on järgmine. Täpsemalt öeldes, nad sõlmisid lepingud. Olukord on selline, et praegu moodustatakse sõjaväeüksusi, sealhulgas strateegiliste raketivägede baasil ning 12. peavalitsuse põhjal moodustatakse jalaväerügemendid ja nii edasi. 12. peavalitsus vastutab tuumarelvade ladustamise eest. Tuletan meelde, et näiteks oli presidendi korraldus lahendada kadunud isikutega seotud küsimused 9 aprilliks. See tähendab abi andmine, dokumentide vormistamine, otsingute korraldamine ja nii edasi. Midagi pole tehtud. Miks? Sest paljudele ametnikele oleks see tõsine löök. See räägib tegelikust kaotuste suhtest ja tegelikust hinnast, millega nende edusammud saavutati. Nende saavutuste tõeline hind. Meil ei ole endiselt ühtset personaliregistrit. Ma ei räägi maksetest, kuigi ka seal on palju probleeme, vaid süsteemist, kus saab selgelt jälgida, millal inimene lepingu sõlmis, kus ta väljaõpet sai, kui mitu päeva, millises üksuses ta oli, millal ta kadunuks jäi ja nii edasi. Kas ta jäi kadunuks? Või pole tema kohta ikka veel andmeid? Ta on endiselt arvel kui tegevväelane ja keegi saab tema eest raha. Näiteks 128. eraldi motoriseeritud jalaväebrigaadi komandör Vladislav Nikiforov on väidetavalt sellistes skeemides osaline, saades langenud sõdurite eest raha. Ta jagab seda ülematega ja kõik on rahul. Ta jagab seda kõrgema juhtkonnaga. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979. aastani tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi. Aega, mil 19. sajandil valitses Iraanis Qadžaaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis vaata see kindlasti üle. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani videole. Põhimõtteliselt klõpsates videole, mis on sinu ekraanil.